Tere päevast kõik fännisektori kuulajad, vaatajad, meie taas jälle teie ees oma järjekordse episoodiga. Mina Matis, minuga jätkuvalt K3 staarkommentaator Germo Nava. Vägev sissejuhatus. Ja, Germo on siin vahepeal kõvasti ringi rännanud. On teinud katseid, et saada 5- uueks liikmeks. Vastus oli absoluutne ei. Ei läinud läbi, jah. Nii et seega Germo on tagasi meiega ja ütleb kohe, mis olid tema top 3 nädala jalgasündmust. No, kuna meil siin koondise pausi oli praegu, siis ma arvan, lähmegi kohe koondise juurde ja ma arvan, et eile õhtul siis olid väga head mängud. Hispaania, Holland läks penaltile, Prantsusmaa, Horvaatia läks penaltile ja Portugal läks lisaajale. Et minu jaoks kõik on üllatus, et oli nii põnev see rahvuste liiga. Aga samas nagu ei ole üllatus, sest sa mängid koondise nimel, see on au ja uhkus asi. Et paljud on rääkinud, et need rahvuste liiga mängud, need ei ole nii huvitavad. See top 3 ei saa küll heietama kohe. Ei, no ma lihtsalt räägingi, et need 3 mängu on top 1, top 2, top 3. Okei. No minu jaoks vahetavalt parim oli Keenia Kambja 3-3. Selge siis. Aga tegelikult Horvaatia või Prantsusmaale 2-0. Esimene mäng. Ja siis Saksamaa, Itaalia mäng 3-3 pühapäevatul. Ja Eesti annab kaotus Iisraelile. Kolmandaks ma panen mis asi Eesti koondis? Eesti koondis annab kaotus Iisraelile. Rahu. Ei. Ja kolmandaks paneksin ma ka rahvuste liiga nii-öelda Ronaldo. Kui kehv oli Ronaldo, ma paneks selle oma top 3. Et lõpuks inimesed kõik näevad seda, et asi on tegelikult seal maal. Rahu. Bioloogia teeb ikkagi oma töö, inimesed vananevad. Aeg on gerontidel lahkuda ja lasta siis Portugalil nii-öelda edasi areneda nii-öelda vabamates tingimustes. Et ühte kohta liiga kauaks jääda, liiga halb. Kas võtame sellest samast kohe kinni ja lähme sinna juurde siis? Kuhu? No Ronaldo ja Portugal. No lähme. Kes edasi läks? Portugal. Kes lõi võiduvärava? Kes lõi? Okei, ei olnud jah. 2-1 värava oli Ronaldo. Aga 5. minutil läks siis penalti, mille ta ise teenis. Et jah, passis on vanus 40, me saame kõik aru, et parim enne on möödas. Kõlblik kuni võib-olla kõlbab veel. Ma ütleks, et kõlbab veel mõned aastad. Selles suhtes, et ma arvan, et ta võiks pingeid sisse tulla viimased 20 minutit teha. Pigem see roll, kui mängida 60. Aga minu meelest lihtsalt ülejäänud Portugali koondis on piisavalt hea. Et Ronaldo karjääri nii-öelda suur õnnetus on see, et tema tippaegadel oli koondis kehv ja nüüd praegu, kui tema on juba nii-öelda vanaks jäänud, siis on ülejäänud koondis piisavalt hea. Ongi teiste korda aeg tassida seda. No jaa, aga mina pigem näen, et siin oleks vaja teha nii, nagu tegi Luis Aragones 2008, kes jättis Rauli koondisest välja. Et tema sealolu juba võib-olla nii-öelda pärsib seda tiimi. No aga meie räägime selle mina jätaks ta välja. Ja sina jätaks. Terve Portugali jätta teda välja. Kõik need Portugalsed on tema taga. Eesti jalgpalli jätta ka poolakat välja. Jah, see on teine tants. Aga terve Portugal on tema selja taga. Terve riik teda armastab. Ei olegi meie asi öelda, ma arvan. Me võime siin arvata, mida tahame, aga lõpuks tuleb see, mida Portugal tahab. Asetage ära Ronaldo ja Poolak. Ei, see ei ole maad. Kogu Eesti armastab, et kogu jalgpall on minu taga. Te võite rääkida, mis te räägite. Aga areng toimub. No Ronaldo arengut ei ole enam nii palju võime öelda. Aga Eesti jalgpalli. Need on väga head analoogid. No areng on ka taandareng on areng. Ei, aga nagu Ronaldo on meeskonnale koormaks minu meelest. Et Portugal vajaks ründajad, kes rohkem mängib tiimile, kelle nii-öelda mobiilsus on suurem. Nagu ma olen nõus, aga ma nagu ei ole nõus. Sest jah, ta oli kehva võitu, aga ka tegijatel on halvemaid päevi. Et ikka juhtub vahepeal. Millal oli viimane Ronaldo hea päev? Ja ära ütled Saudi liigas. Ei, no mis asja. Ei ütle? Ei, mul ei tule meelde. 2008. Ei, no eile tegelikult oli ju päris hea päev. Tuli vara. Sai ju jälle heiterid korra vakka panna. Uued fännid kindlasti leidis endale ja mida iganes sealt. No ühesõnaga, jah, ma saan aru, et aja hammasrattal hakkab Ronaldo vaikselt vahele jääma seal, aga samas ta on ikkagi see liider, ta ikkagi
ta kütab fänni üles, ta kütab oma tiimikaaslasest, ta on jätkuvalt see number 1 seal meeskonnas. Kui üles kütatud sa eile olid siis? Ma olin päris üles köetud ju, kommentaatorboksi ei ju. Ei, aga lõpuks kommenteerimiseks seal on ikkagi veidi teine dimensioon, nagu ma varem ka rääkinud. Seal sa nii palju tol hetkel ei mõtle, et seal isegi... Mis kell sa siis magama said lõpuks? Või no mitu tundi sa pärast mängu Ronaldole mõtlesid? Ronaldole ei mõelnud rohkem, aga paar tundi ikka oled pärast mängu lõval. Adrenaliin on sees. Vahet ei oleks, võidab Portugal või võidab Sevilla. Aga igatahes sina öeldaks, et Ronaldo peaks jätma koondise kõrvale. Jah, mina olen seda juba aastaid öelnud, et mina arvan, et see oleks Portugali koondise enda jaoks veige samm. Aga Ronaldo on ise seda välja öelnud, et ta kirjutaks kohe alla sellele, et kui ta teab, et Portugali temata oleks parem. Aga kui kõik on selle vastu, nad tahavad, et Ronaldo jätkaks. Millest me räägime? Analoogid. Sina ju ei kirjuta seal alla, keegi küsi sinu arvamust. No ei küsita. Kõik tuleb ju see, mis Portugalis on. Samamoodi nagu ei küsita minu arvamust jalgpalliliidu juhi valimist. Ja, aga see on see, et sa ei kuulu kuhugi klubi ette. Sa on aru, need analoogid on väga head nagu vaat. Ei, no ei. Aga ei, mina olen seda juba aastaid öelnud, et minu meelest Ronaldo, ta hoiab seda tiimi tagasi pigem. Lihtsalt sellega, et tal ei ole seda mobiilsust enam nagu. Ei. Ja Portugal nagu teise ründaga. Ei, aga võta see Qataris ette endale. On silmes. Portugal võttis Šveitsi 4-0, näiteks Ronaldo pingil on ju. Kõik toimis. Aga Ronaldo oli veits, kas see oli vigane või niisugust on ju. Siis Ronaldo oli terve järg mäng. Näiteks Ronaldo uuesti pingile. Portugal, Marokko on ju. Ja siis Santos mõtles, et nüüd ongi see, et Ramos on parem kui Ronaldo on pingil. Ja siis 70. on Ronaldo sisse tuua, kuna Portugal oli Marokolt pääsamas. Ja terve Portugal pärast puutus selle Santos välja. Teid Ronaldo hilja peale. Santos, me teame, tänaseks on Aserbaidžaani koondise seda öelda, et Ronaldoga Portugal oleks Marokot loputanud selle. Kui Ronaldo oleks algkoosse kuulnud, me ei tea. Sa ei saa öelda, et... Ei, ma ei oleks loputanud, aga... Ega samamoodi oleks võib-olla Ronaldoga algkoosses, kui ta 4-0 70 minutiks juba. Et nagu siin ei ole mõtet siuksed, nagu oleks paralleele teha. Seda toodi toona välja väga kõrvalikult, et sa jätad läbi aegade parim jalgpallur lihtsalt kõrvane. Vahet ei ole, kas ta on 40, 39, 47. Tal on teistsugune roll. Läbi aegade parima jalgpallur. Ja ma ütlen läbi aegade üks parimaid jalgpallureid. Üks parimaid, see ütles parim enne. Minu jaoks ta on ju läbi aegade üks parimaid. Minu jaoks ta on läbi aegade parim. Sinu jaoks ta on läbi aegade üks parimaid. Ta kuulub sinna seltskonda kindlasti ju. Minu jaoks ta on parim. See minu subjektiivne. Nüüd sa jätad ta välja, samas ma ei tea, kes 60 aastat Pele oleks ka Brasiilia koondisse vaatama. Ta on üks läbi aegade parim. Maitis see ei ole sama. No aeg on edasi liikuda. Tugevus peitub sellest, tuleb aru saada, millal su aeg on läbi. Nagu Toni Kroos nagu vaata. Tema on tipus ei vaata. Tipus. Tipuründes. Ei, ma saan aru, vaikselt hakkab aega läbi saama, aga last viimane valitsikal hakkab ja MM ja siis on kõik. Jaa, aga sellega sa oled ära naisanud Bernardo Silva parimad aastad. Bernardo Silva, kes oleks võinud võita siin praegu tiitli, kui kuradi oleks normaalne ründe, kes natuke töötaks. See on loll jutt. Räägin küll, kuidas need City Vitin ja Jean Neves ja kõik peavad töötaks. Aga nemad tahavad. Mingi Benskar nagu saaks selle logeleda. Aga nad tahavad selle Benskariga koos kõik mängida. Selles ju ongi. Ei, nad tahavad piltida, nad ei taha mängida koos. Ei, aga nad tegelikult tahavad kõik. Nii see asi käibki. Ühesõnaga Ronaldo Portugaliga. Ühesõnaga, see on hea näide teile, kallid kuuled vaatajad, et Giosse fanaatikuga ei ole mõtet vaielda, tema jaoks argumendid ei loe, tema jaoks on mingi kindel püha tõde, mis on vankumatu ja ta ei saa ümber selles veenda. Nii et targem on sellist olukordi nagu, sa ei võida seda lahingut nagunii, nii et lase tal olla, las ta on oma eksistentsis. Sa võisid sõjamoodi ja lähme järgmise teema juurde, milleks on Hispaania versus Holland. Aga käime seal ära siis. Oli hea mängud? Ma kommenteerin seda esimest mängu, mis Hollandis toimus. Seal Holland minu meelest vääris võitu, aga Hispaania sai kätte ja Hollandi vähemusse ka seal Hattuse punas on ju. Jäi viiki see mäng on ju. Ja siis Hispaanias, kus mängisid Valencias on ju. Korralik mürgel oli seal olnud ja penaltiga lõpuks Hispaania sai kätte. See Lamin ja Malli värav, täitsa lõpp, see Huisseni sööt ja Mallile ja... Ainuke asi, mis minu eelmise ennustusest täppi läks. Sellest tuleb parim mäng. Kas oli parim mäng? 2 mängu kokkuvõttes kindlasti. Itaalia-Saksamaa? No 2 mängu kokkuvõttes ei olnud nii hea. Ja mis see Saksamaa võitis Itaalias 2-1, Saksamaa oli 3-3. 3-0 ees, 3-3. Ja 2 mängu kokkuvõttes minu meelest ikkagi see Holland. Prantsus-Horvaatia.
Ei, no siis ma vaatasin seda esimese mängu tulemus, mõtlesin, jumal, ma ei tea, jalgpallist mitte kolmigi. Mõtlesin, praegu sõidab üle nagu. Seda mõtlesid kõik, noh. Aga ei, no, klass on klass, on ju. Ei, no see Hispaania Holland oligi, ma arvan, ja vingem paar ka igatahes. Sest et Hollandit paljud võib-olla alahindavad, aga tegelikult nad on ikka väga tummine sats. Eriti mulle nüüd just see poolkaitseliin, neil see Reinders ja De Jong ja üleval seal see Kluivert ja sealt tuleb see Simons ja et sa võidki terve meeskonna seal ette lugeda. Tegelikult Holland on väga atraktiivne meeskonna. Ja, ei, täiesti nõus. Iseasi, kas nad hakkavad seal MM-il 2026. aastal nüüd suures mängus osalema, ma ei tea. Tead, mul on ka siuke tunne, et ikkagi see nii-öelda... Mis käib puudu? Ma ei tahtnud öelda, aga mul on endal nagu mingi sisemine veendumus, et põhimõtteliselt meil on ainult siuke tiitel läheb. Järgmised mingi 3 tiitlit lähevad okei, 2 tiitlit. Et seal on ainult 4 tiimi, kes on suutelised võitma. No loeta. Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa. Brasiilia ei ole. Ei. Uruguay ei ole. Argentiina ei ole. Et vaata, nad on kõik... Hispaania. Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa. Portugal ei kuulu. Ei. Nagu, no, neil on hästi väike šanss, aga sul on ikkagi nagu, ütleme nagu, ma olen 90% öelda, et nende seast oled järgmised 2 ei, aga MM toimub ju seal USA-s ja Mehhikos. Ei, no las toimub, aga lihtsalt need on nagu tiimid, kellel on kõige suurem valik, kõige kvaliteetsemaid mängijaid. Ja vaata lihtsalt see rahvaarv paneb mingid asjad paika. Siis see, kuidas see noortetöö peale lööb, Inglismaal lihtsalt liiga ja see kvaliteet, mis tuleb, on ju meeletu mängijad, ka füüsiliselt väga võimekad. Saksamaa samamoodi, Prantsusmaast ärme räägigi. Palju neid mängijaid on, kes transfermarketi järgi üle 10 milli väärtid ja mingi 100 või. See mängijate valik on lihtsalt nii suur. Et Holland ja Portugal jäävad just seal kaotaks, et nii-öelda see mängijate valik, kui suur on. Et lihtsalt neil on see väiksem mängijate valik. Brasiilia, Argentiina, sul ei ole seda talenti on, aga sellist süsteemsust või nad mängivad mingis mõttes ikkagi nagu individuaalselt võtti nagu, et ütleme, kui Messi võtta Argentiinast välja, siis nagu, mis sellist on Slovakiast, või okay. Rahu. Ei, no mitte nii, aga põhimõtteliselt. No sul veab, et Donald Trump meid saareti kuula, ma arvan, et ei kuula, et tema küsiks, et aga Ameerika Ühendriigid. Ei, top 5. Seal oligi positiivselt, et kes meil see kapten on, Christian Pulisic. See on ju nagu LeBron James, aga jalgpallis. Et Pulisic on jah. Aga ühesõnaga, et see mängijate valik nii-öelda kahandab seda nii-öelda võimalust ja süsteemsus on ikkagi Saksamaal, Prantsusmaal, see jalgpallikultuur on juba nii võimas nagu. Aga süsteem õnneks ei purugati. Ja alati, nagu ma arvan, need feel good stories, kus mingid Marokod või väikeriigid teevad head ranni, need on need, mida ootame jääda, aga ütleme, need suured võtavad ikkagi aga tiitli ära. Aga tahad sa kohe mõnnustuse ära teha, kes võidab selle UEFA rahvuste liiga selle ja kes ei taha, aga teed. Ja kes võidab MM-i ka? Pane praegu ära, siis meil on kunagi väga lähe vaadata. Et kes võidab rahvuste liiga nüüd? Final Fouris on Saksamaa, Portugal, Prantsusmaa, Hispaania. Portugal, Saksamaa ja Hispaania. Rahvuste liiga ma võtab ära Inglismaa, Hispaania. MM, kas Inglismaa, Hispaania? Ma tahaks, et võidaks Hispaania, aga kuidagi Inglismaa. Olen nüüd kompetentne treener ka. No ma olen siis Portugal ja Prantsusmaa. Jah, ei, Prantsusmaa täitsa reaalne variant, Portugal ei ilmas. Aga kuigi mul endale Portugali sats läheb ajal, aga väga meeldib. Aga nii, kuidas meie koondisel läks? Oi, meie koondisel läks väga hästi. Ei no tulemus on ju, Aktseptaavelne. Visi? Aktseptaavelne. Ja, et... sellega saab magama minna, ei ole pakk nagu vaata. Jah. Igole hoidis meid sellest. Aga kui Maksim Baskotsi, siis meid üks on juhtima. Oi, seda rõõmu. Ma mõtlesin, me võidame ka. Ma mõtlesin, me võidame mängu ära ka. Ma mõtlesin, me viigistame küll. Ei, aga ei olnud ju kaugel. Paljud ütlevad, et oli kaugel, paljud ütlevad, et... Aga esimesel poolel toimis ikkagi väga hästi see, kus saadi seal nii-öelda minema selle pika palliga, kes siis Tamm pikendas ja Sinjavski sai jooksu. Me saime neid olukordi, sest mänguplaan minu mõelest nagu täitsa töötas. Esimene poole ma ütleks megalasti. Mul lihtsalt jäi hinge kraapima see Heina ja Kuuse olukord. Et sellest on räägitud, vaata, et Hein, kui ta läks Hispaaniasse, vaata, kuidas ta seal hakkab nende kaitsetega suhtlema. Vaata. Nüüd tuleb, meil on oma koondis, siis ei suuda seal Kuusele
Sein selgeks teha või siis Kuuski suutnud nagu eest ära tulla. Kuusk mõtles, et kuradi Hein raisk, et Matvei, mul hea sõber nagu. Panime Floras aastad, panime alagrupiga koos. Et nagu... Tahaks uuesti taga. Ei vast nii on ta. Ei, no ikka sellised asju juhtub, tööõnnetus. Ei, aga lihtsalt ma nagu... Kuidas see käsik juhtub, ma ei tea. Muidu oleks Hein liiga kiirelt rekordi internatsionaaliks. Ja saanud selle valli jälle kätte ja olekski liiga hea olnud see. No see selleks. Aga me olime algusime kohe tambi alla esimene see minut, vaata. Kui see Hein tegi hea tõrje soomlaste joone pealt ära. Ja siis läksime juhtima, on ju. Siis tuli see värav, seal ei saa kedagi süüdistada, on ju. Väga löök, posti võrkes Heina loos selge. No ikka saab süüdistada küll. No mängu meie, aga mitte Heina. Et sa ei saa Heina öelda, et ära hüppa vaata või ma ei... Ei no juhtus, on ju, sellised asju nagu juhtub ja ütleme, nad said see kasti olevat ikka päris mitu korda löögil, et lõpuks pidi midagi tulema nagu. Aga see teine värav, seal nagu kaitseliin oli jah, kogukonnas kõik vaata sinna paremasse äärde, siuke sööt läbi lihtsalt ja siis ise hakanud Iisraeli agressoriga ja ise hakanud Iisraelile pani palli alla sinna Hargi vahet. Hästi lahendas ja Igonen ei polnud midagi teha ka. Igonen ise ka ütles, et ta jäi natuke hiljaks, mis mulle tundus ka, et ta oleks võinud muudud sekund kas või natuke varem jääda kohale, et seal Iisraeli mehel veidi joppas ka olgema ausad, et ta nii hästi selle palli sealt algavad sisse lõina. Tahad niimoodi hästi lüüa sealt, nii tahab ainult Messi. Jah, ma ütlen, et pigem joppas meile, et vastu Igoneni seda palli ei vanas, jah, võib-olla. Et selles suhtes, et lõpuks pidi ära tulema nagu vaata. Ei no Iisrael vääris. Aga Jakovle võeti välja. Aga ta oli täiesti null ka seal mängus. Jaa, aga minu mõelest võeti nagu eest võtsid nagu teravus võeti ära. Et ma võib-olla oleks Tamme varem välja võtnud. Aieri siis toonud. Ja ma oleks Pihhiri toonud sinna. See viiesele toomine minu mõelest ei teinud asja paremaks. Ei teinud. Aga, et... Samas oleksime 1-1 ära hoidnud, siis me ei saaks seal juttu rääkida. No, poleks. Praegu ma ütlen, et mina oleks tahtnud... Ja okei. Ma ütlen selle asja välja. Ma oleks tahtnud näha nii Pihhirit ja Kristjanit mängimas ja Anieri varem sees. Mis ei ole olema, arvan. Ja that's about it. Nii, aga nüüd kodus võõrsil Moldovaga, kusjuures Kihlveo kontorid peavad meid outsideriks. Meie EpicBet, kus siis minu boonuskood kõikidele uutele klientidele, Kermo 20, 10 sisse saad 20 juurde. Ma arvan, et see on koht, kus pange Eestile. Pange Eestile ja ma arvan, et ei ole kalpkaev. No jah. Sa arvad, et me ei võida Moldovat? Mina ütlen välja, et me võidame Moldovat homme ära. Või täna siis. Väga tore. Sa ei usu? Jään ootama. Ma ei tea. Mul on... Moldova! Ma ei mõista. Me oleme Eesti. Jaa, aga me mängime Moldovaga. Seal on kliima, seal mängitakse palli. Mul mõtles, kas see Moldova ründa ütles, et me Eestit ei tunne, aga me oleme fooridid. Ei lasnud tulevad siukse suhtumisega peale. Ei, see ongi meile hea. Aga ma võin oma poolt kerge vihje anda, et ma panustan sellele, et Soomets ei mängi. Mis vihje see nüüd on? Nutikas. Sul asjad liiguvad. Miks Soomets ei mängi? Pole see sain. Sa oled ikka geenius oled. Aga ma mõtlen, et keda siis nagu nii-öelda puhatakse või kas ei minda ju nii-öelda nagu sama koosseisuga? No päris sama, aga minda. Me ei tea, mis siis on Heinaga, aga no see väga suurt rolli mängi. Ei tea, kas Moldova üldse nagu, ma ei tea, mis stiili Moldova äkki seda tamme kasutada, on ju? Ma tean seda, et Norra pani 5 ja mulle öeldi, et mitte, et Norra nüüd kehva oleks, Norra väga kõva sats on ju. Mulle öeldi, et see Moldova meeskond on nagu kanister, lihtsalt seisid ja lasid ennast lüüa. No jaa, see tähendab, meile lükkavad kolmeka või? Meie lükkame Moldovale kolmeka. Võiks, et Käit oli tore näha mängimas. Aga kas sulle meeldis Käidu positsioon? Et oli seal 10 peal? Jaa, täitsa meeldis. Minu meelest oleks veidi alla 8 peal siuke. Tema sugune füüsiline, ta peab olema füüsiliselt mõlemale poole jõuda ja ta on üks vähese keskvõle mängija. Ta on Eesti Federico Valverde. Kellel on nagu füüsiliselt jõuda nagu sinna vastase kassi ka. Ta on Eesti Valverde. Näed sa mingit sarnast? Kaugelt, väga kaugelt. Vaesem ja Valverdes. No jah, see on paremini. Ei, lihtsalt ta, minu meelest ta soovib 8 box to box siuke. Joob igale poole. Aga nagu,
Minu meelest oligi 8, jah, päris 10. Ta minu meelest oligi jälle selle liiga ees vahepeal. Aga vahet ei ole ka. Poom pigem võiks olla see 10 minu meelest. Kristel. Või siis Patrik, et neid variante on meil päris palju. Loodan, Matis, sul kõik hästi. Aga mina küll ütleks, et me ei tohiks meid alainata ja me võiks vabalt võita selle mänguna. Või mis vabalt, me võidamegi selle mängu. Mis suhtumus on, et me nagu Moldovaga mängime, ma arvan, me ei võida. Ei, ma ütlen ausalt, mul on 0 teadmist Moldova satsist. Ei peagi olema mingit teadmist. Sul ei ole Andorra kohta ka mingit teadmist ja San Marino kohta. Ja? Ma tean vähemalt nende rahvastiku arvu, mis on väiksem kui meil. Sellest piisab. Islandil on ka, aga keerutavad meid, ma arvan. Oi, keeruta ralli seda. Panen pikka palli ja võidame ära. Nagu me pühapäeva tribüüni kokkudel rääkisime, siis tegelikult Eesti koondisel on vaja ainult ühte asja võiduks. Et valitsükli kodumängud kõik ära võita. See on MM-il või? Mida selleks vaja, et kõik valitsükli kodumängud võidaks? Mängid on Fama stadionil või? Näed, ma isegi ei käinud kohal, aga ma tean. Jaa, aga see vastus on nii loogiline. Et nagu mängisime siin paar aastat tagasi Soomega, väljak oli jumala sitt ja jäime viiki, sest väljak oli sitt nagu vaata. Täitsa normaalselt mängib, saime hakkama nagu vaata. Mida parem on väljaks, seda rohkem eelistab meie kiiretel ja tehnilistele vastastel. Just. Sest meie oleme ainult jalgpalli 30 aastat. Ärme tee oma stadionid nii heaks siis. Meil staadioni meistrid teete liiga tööd. Võtke rahulikult poolk jalga. Nagu Galatasaray tegi kunagi Juventuse vastu, et kündis poole väljaku rõht üles enam. Siis said selle edu kätte ja siis kaitsid seda. Vot, aga on meil veel rääkida. No klubi jalgpalli tuleb meil nädalavahetusel peale. Mina tahaks tegelikult kõigepealt rääkida infrastruktuurist. Ilus siin lugu sellest, kuidas Manchester United tahab teha uue võimsa 100 000 kohalise staadioni. Kas palju 2 miljardit või? Ja üle 2 miljardi maksab vist. Ja et siis see oli kohalik omavalitsus, peaks mingi 300-400 miljonit andma nagu vaata, et kõvasti teevad selle, loovad uusi töökohti ja kõike. Aga kas sinu ettepanek oleks, et pigem tehke Old Trafford korda või mis sa arvad? Ma praegu sinna isegi ei läheks. Ma läheks lihtsalt sinna nagu selle jalgpalli ökosüsteemi juurde, kus on nagu jalgpall on kultuuriline fenomen. Euroopa kultuuriline fenomen. Ta ei toimi Ameerika nagu profispordi toimimisloogikate järgi. Mehhanismid on erinevad. Ja kogukond, kultuur, need käivad nagu koos. Ja praegu, mida me oleme näinud, on see, kui ameeriklased ostavad klubis ära, siis see on siuke pidev raha nagu sisse tulek. Ja kuhu ma sellega jõuda tahan? United tahab teha uue staadioni ja teevad sinna nagu uued töökohad ja nii, aga mis töökohad need on? Mingi stewardid, teenindajad, need ei ole mingi kõrgepalgalised kohad, vaata. Enamik on part-time töökohad, nädalavahetusel, kui mäng on nagu mingi kontsert tuleb. No tore 1000 töökohad, madalapalgalised töökohad. Siis võtame selle teise kihi veel juurde, et sinna tulevad siis pubid, toidlustusasutused, asjad, fännipoed, et kogu see eesmärk ei ole mitte, et anda nii-öelda kommuunile uus kese, vaid omanikele raha lüpsta, sest omanikud omavad siis seda kinnisvara, mis on staadion. Siis tuleb kohvik nagu namps, te võite siin olla, maksate meile nii palju üüritulu, nii palju maksate käibe pealt ja siis vaadake, siis hakkama saate. Aga meile maksate tulu, et see renti tegelikult omanikule. Ehesüke ameerikalik mõtteviis. Fännipood, nännipood, meil ei ole vaja siia seda kohalikku fänni, kes tuleb nosu täis. Me tahame seda asiaati või põhja-ameeriklast, kes tuleb, reisib siia, tuleb, võtab endale selle kalli vipp-boksi või selle üldse maksab kalli pileti eest, tuleb poodi, võtab 2-4 eest mingit nänni kaasa, lapsele särk, onule särk, tädile särk, nagu vaata, nännipood tühjaks läheb sealt kottidega niimoodi ära. Ja siis tarbib seal ainult staadionil olevaid nagu, ma ei tea, KFC-d või mingid paari. Kui sa lähed ikkagi vanade staadionite ümber, siis staadionite ümber on pubid, mis ei kuulu klubile, mille pealt klubi ei saa. See moodustabki kogukonna, et sul ongi, ma ei tea, tehaksegi enne mängu happy hourit kõik ümberkaudsed tänavapubid, kus on nagu, ma ei tea, 7-20 pubi, mis iganes.
see on see kogukond, see on see sotsiaalne väärtus. Mitte see, et sul kohalik omavalitsus peaks maksma nüüd Radcliffe ja Glaserite äri kinni, rahastama seda nii-öelda madalapalgaliste töökohtade loomist selleks, et siis nemad saaksid paberi peale Unitedi jumala heaks nii-öelda kasumärtiks, isegi kui sitasti läheb, et sul on siis see renditulu pealt, kinnisvara pealt, teenid juba nagu seda raha nii palju tagasi ja lõpuks ongi sul lihtsalt siuke rahaleht, mida lüpsta. 100 000 kohta, loomulikult suuremad vippalad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga see on tegelikult suund, kuhu ma ei tahaks, et jalgpall läheb ja mina selles suhtes, et aina rohkem minul huvi nagu Inglismaa madalamate liigade vastu. Just sellel põhjusel. Ja see ongi kõik väga ajuvaba ja ma su igati nõus. Et staadion ise 100 000, ma arvan, Unitedi jaoks ei ole mingi probleem, me iga kord pea välja müüa. Et see ei ole probleem. Aga probleem ongi see, et kogukond kaotab sellest väga jõhkralt. Ma arvan, et klubi ise võib väga jõhkralt kaotada fänne, kes elavad just seal Manchesteris. Et jah, et need asiaadid igalt poolt mujal, jah, muidugi. Nemad tulevad, ostavadki need kotid täis, nagu ütlesid, panevad seal paar tuhat naela huugama ja nii ta käib. Et see on jah kahju, et mida mina nagu pigem tahaks, soovitaks, näeks, oleks see, et nad teeks selle Old Traffordi korda. Aga selle nad plaanivad üldse maha lammutada. Maha müüda, et mingi teha nagu Arsenal tegi selle Highbury'ga, et teevad selle uus arendus peale või korterid enam sinna nagu vaata. Aga sa kujutan ette, et Old Traffordit enam ei ole? Et jätta korra, jätta korra välja nüüd see Arsenali armastus ja Unitedi vihkamine korraks. Ja mõtle, et Old Traffordit enam ei ole. Jah. Ei no lihtsalt mina ei kujuta. Davai, teeme ära. Ma varan pulkis luues staadioni poolt, aga see viis mind pani mõtlema ka selle Eesti infra peale, et Kalle Kokk Arena. Oota, sa hakkad nüüd 11 000 võrdlema. 11 000 kohta. Ei no 12 000 ikka. 12 000. Supercup peaks oli 15 000. Midagi, 14-15 jah. Mitu korda sina oled käinud Kalle Kokk Arenal täis maja? 3 käpu täis. Mis mängud olid? Eesti-Saksamaa oli 1, mäletan. No ma olin Madridi derbifinaali olin ka kohal. No see on Eesti. Okei. No ongi käpu täis, no. Eesti-Saksamaa mäletan kõige rohkem. No mina mäletan Eesti-Iirimaad. Ma olin ikka väike ja mind ei... Aga minu mõelest see oli üks Eesti-Portugal oli. No mingi suurte vastu tuleb võib-olla niimoodi täis. Eesti-Brasiilia kunagi ju. Aga nagu... Mina mõtlen nagu... Ega meil oli ju paar aasta tagasi ka ju... Ei no jaa, kes sa tõmbad korra 2 aasta jooksul tõmbad täismaja peale, et mis selle haldamine ja kõik see nagu maksab. Et võib-olla Eesti jalgpallile oleks parem süke 4-3000 kohalist staadionit nagu vaata üle Tallinna. Kui sul oleks Kaljul korralik staadion, kus saaks kuradi peldikus käia ja kus oleks katust pea kohal ja niimoodi, oleks Levadial süke, oleks Floral süke ja noh. Keegi 3000 staadion. No näiteks, aga vaata, seal hakkab mängima see efekt, et Sportland Arena ülimalt vihka käisid pühapäeva mängu vaatamas, no rõve, seal on alati külm. Aga mõnel kevadpäeval, kui päike paistab peale, täitsa tore nagu vaata. Ja kui Sportland Arenale saad mingi 1000 inimest, siis tekib juba massi efekt, sa saad tagasi minna. Kalle Kokk Arenal seda massi efekti sa ei saa, et tahaks tagasi minna. See tuleb sul 3 aasta jooksul. Aga kui sul tuleb näiteks, kui see oleks nagu see Flora Levadia iga kord 1000 inimese ees, siis kuule eelmine kord ei tea, emotsioon lähme uuesti. See oli juba 1400, 1600, selle peale annab ehitada. Kõigepealt peaks nagu selle kriitilise massi nagu kokku saama. Nagu ümber, et seda naljakam oli lugeda, et keegi postitas mingi jalgpalliliidu arengukavas ja midagi Kalle Kokk Arena ehitab 30 000 nagu vaata. Et nagu noh. Pigem selline asi vaja kossutada. Nagu miks? Kus me raha võtame? Ühesõnaga, pigem ma nagu, kui võrdleme Euroopaga, siis Kalle Kokk Arena ei ole väga suur staadion. Ei, muidugi ei ole, aga meil pole ka jalgpallikultuuri. Aga sama on ju, aga meil on olemas ju korvpallikultuur olemas ju. Korvpalli, nii. Meil on ka kõige suurem ongi see Unibet Arena, mis mahutab paar tuhat on ju. Aga võiks ju pole suurem olla samamoodi. See ei ole rohkem paar tuhat. No 5000 on vist, 4000 või sükest. On nii vähe? Minu meelest 5000. Mälu järgi, mul oli nagu kunagi, kui ma veel vaataski, seal mingi 7000 või midagi. No äkki on natuke rohkem siis. Aga igatahes pool sellest jääb veel ukse taha. Et pool selleks 2 korda suurem. Jah, aga see on nõudlus. Inimesed maksavad pileti eest. Ja nad on nõus käima, sest neil läheb hästi. Aga läheb hästi. Nagu Maarja on ka hästi, ma ei taha Maarjat nii palju kiita, tõuseb ära. Aga Eestis ei ole nagu meid alafänne, Eestis spordifännid. Kossus läheb hästi, olen Kossu vaatama. Võrgus läheb hästi, vaata võrku. Praegu olen suurim ERMi fänn, nagu vaata.
Ülehomme vaatan, Kristal mängib kuskil Bundesligas. Messi saab ka viimast Bundesligat, Ein on nagu premis. Ma olen suurim jalkafänn nagu. Sa lähed sinna, kus on edukas. Siuke nagu... No see on jah tavaline eestlane. Yeah. Aga neid jalkafänne on meil ka väga palju, kes tegelikult jätavad staadioni minemata, kuna kas meil ei hästi või et ilm on kehva, kellaaeg ei sobi ja nii edasi. Ja pandisüsteem. Käitlustasu. Aga sa saad selle raha tagasi ju? Käitlustasu ei saa 0,5 eurot. Nalja teete või? Spetsiaalselt ei osta mitte ühtegi õlut staadioni selle pärast. Rahu, need sul ostmata ei jää. Lollakad. Ei jää ostmata. On jäänud. Ma näitan ise jäävad ostmata. No vahepeal jääb, aga alati ei jää. Alati ei jäänud siia mõne. Okay. No vaatame. See on ikka absurdne. Päise päeva ajal. Jah. Aga nüüd 2025, kas me näeme see aasta täismaja Alekokkarinal? Noh, Itaalia tuleb. Norra tuleb ka. Juunikuus. No jah, võib-olla 6000 tuleb Hallandit vaatama. 6000 on vähe rohkem ikka. See on juuni. 2000 tuleb Ödegaardi vaatama. Nii 8000 juba. 500 tuleb vaatama Heine. 10 kilo peale võiks tulla ikka Eesti Norra mäng. Ideaalis minu mõnest. See on ideaalis. Aga Eesti Itaalia? No aga Itaalias pole ju praegu sellised kõvasid nimesid. Di Marco. Ei no mina teame, kui see läheb praegu 7. klassis õppiva, ma ei tea, Andrese juurde. Ta oled Mario Balotelli tuleb. Ma ei tea, kes Balotelli on, mis trikke ta teeb. Et selles suhtes, et ei tea, sõidab rolleriga verre. Ilu tulesti reisruumis. Aga et Itaalias pole neid ägedaid nimesid. Eks sa arvad, et täismaja me ei näe see aasta? Ma arvan, et me näeme, lõpuks läheb pilet inni madalaks küll. Aga... Pigem meie madalamad ja kõik oleks väljas, kui nagu hoida hind piisavalt kaua kõrgem. Ja mis sa arvad, mis publiku rekord tuleb, ma isegi küsi premium liiga mängudel, vaid eurosarja meie klubidel. Meil on ju see lipulaev hetkel Levadia, kellel ju eurosarjas ikkagi oodatakse head minekut. Me väga loodame kõik, et Levadia jõuaks ju eurosarja. Ei, kui ära hakka pihta nüüd. Ikka loodame. Pole midagi öelnud. Ikka. Appi. Ei no... Muidugi loodan. Nii. Mis sa arvad, mis see publiku... Ei no sõltub, millal nad välja langevad. No konverentsi liiga, kui tuleb ära. No siis sõltub, kes vastu tuleb. Aston Villa. Või siis on täismaja, ma arvan. Täismaja Aston Villaga. Forest. Ma arvan, et tegelikult Nottingham Forest üks täismaja. Ma arvan juba, siis kui Flora mängis, vaata, siis poleks seda koroona päkki olnud, siis oleks juba seal tulnud korralikult. No mäletan, Frankfurt käis ju. Ja, aga ma mõtlen, vaata, siis kui oli sügisel rõvad ilmaga. Partisanid ja need. Sergla vastu nagu vaata ja oli Brüge ju, klub Brüge või. Ma mäletan, Partsani mängu rohkem kui Flora Vits. Ja et nagu need mängud sinna nagu tuleb, oleks muidu juba tulnud, kui poleks seda koroona pläkki olnud. Aga teine asi on see, et on nagu külm ja hilja. Siis vaata suvel... See ei sobi jälle meid. Ja vaata, et kui on nagu suvel toimuvad need euromängid, no vanemad tulevad täpselt kaasa, suvi kooli pole, vaata. Ja las mäng algab õhtul, jõuamegi 11 koju, nagu lähed hiljem magama, homme saad nagu magada, vaata, pole hullu. Pane nüüd sinna mingi oktoober ja laps homme kooli minema. Ja jõuab kell 11 koju nagu. Aga oktoobri õhtu on Newcastle United Tallinnas. Täismaja. No ma tean, et Toomas Vara võib kogu oma suguseltsi siis sinna. Aga see on täismaja. Ma tahaks loota. Premiklubid jah, aga nagu kui siin tuleb, ütleme... Ongi Partisan või? No me Partisan, nagu ütleme, ma hakkasin mõtlema, kes veel Euroopasse... Ferenc Varas. Heidenheim. Ferenc Varas ei tule elu sees. Ma annan selle 3 tonni tuleb, seal tulevad hardcore fännid tahavad ka nagu pulli näha, aga selles suhtes, et keeruline on. No ja pöidled loodan parimat ja ju see fännikultuur ka meil areneb, ma arvan, järk-järgult. Tahaks midagi rohkemat ja paremat, aga no küll tuleb. Jah. Vaat, aga nüüd on paras aeg, et öelda, et Epic Reede pakkumised kehtivad, pane 20 eurot sisse, saad 30 eurot juurde, mida siis läbi mängida ja nädalavahetusel toimuvad nii mitmedki huvitavad mängud. Kermo meelest üks maailma parimad jalgpallurid läbi aegade, Neymar Junior kandis nädalavahetusel või kuskil millalgi St. Pauli särki. Ja ma tean, te kõik hakkasite naerma, kui ma ütlesin, et läbi aegade parimad jalgpallurid Neymar. Aga St. Pauli mängib Bayerniga. St. Pauli mängib Bayerniga. No, kuidas neil läheb? No kui Mets mängib, siis nulli mäng, kui Mets jälle, siis nulli ei tule.
Mulle meeldis, mida Sean Dyche ütles kompani kohta. Nii. Kuskil see tsitaat levima hakkas, et mõnel mehel ikka veab, et kogu Premier League'is 24 punkti ja ta klubi 127 milli miinusesse ja läheb Bayerni treeneriks. No jõhker, et sa lähed Championshipi, järgmine ütled. No tegelikult oli faili siis tema hooaeg. Klubi 127 milliga miinusesse, 24 punkti, millest Dyche alati rohkem. Samas see, kuidas ta Championshipis Burnley pani mängima. Mida keegi polnud kunagi neid Burnley niimoodi jalgpalli mängimaski. Aga las teab, ma tean. Sul on Championshipis võrreldes teisi klubidega metsikult suure meelarve ka. Ma tean, meil on üks Bayerni austajaid, kellele meie väljaütlemised ei ole meeldinud, siis ma võin nii palju öelda talle, et ma arvan, et see nädalavahetus Bayern võidab. Ma loodan, et Bayern kaotab. Ma arvan, et ta ikkagi loodab, kui Mets mängib. Oota, nüüd ma hakkasin mõtlema, kellega Pohhu mängib? Mitte Bayerniga see nädalavahetus, sellega väheb. Jah. Pühapäev mängivad ka Mainz ja Dortmund. Mainz, kes on tegemas väga hea hooaega, on seal 4.-5. koha piirimail. Mainz on kogu aeg Dortmundile pinnuks silmis olnud. Noh, jah, ei vaatame, mis saab, et ma loodan igatahes. Oli ju Mainz Dortmund see mäng, kui ei karikas peakohal tõsvuta paar aastat tagasi. Võis olla, ma peast enam niimoodi ei mäleta. Vist oli. Nädalavahetuse suurim mäng toimub minu jaoks pühapäeva õhtul. Sevillas. Ja Sevillas, kus tuleb siis Real Betis ja Sevilla mäng. Isco, kes ju läks peale Real Madridist lahkumist Sevillasse. Sealt söödi ka välja poole aastaga, mida mingid jamad seal tekkisid. Siis pidi ta minema Union Berliini, oli poole aasta klubita. Oota, Isco oli Berliini Unions? Pidi minema, aga siis jäi viimasel hetkel katki. Ei teagi, mille pärast. Aga siis ta oli poole aasta klubita ja läks siis Betisi ja nüüd ta mängib siis Sevilla vastu, tahab kindlasti tõestada ja ütleme La Liga üks kuumimaid mängijad, hetkel Antoni. Ei noh. Ja seal on see oli ka see Iscoga, et Delafente tahtis Iscot koondisega võtta ju. Aga ta lihtsalt Delafente andis teada, et tal on nii suur valik, et ta peab kellegi välja jätma ja paraku hetkel Isco jäi välja. Et tegelikult sobiks ju sinna koondisse. Ta mängib vabalt välja selle koha. Keske Isco. Isco Disco. Isco. Ei, no ka ju. Ja, et nädalavahetusel võti toimub. Ajaks PSV. Ka kindlasti väga äge mäng. Ootan punaskaarti, ootan taldeest läklaid. Samas Barcelona juba hakkab neljapäeval mängima meil. Mängid ju tagant järgi Osasunaga. Ja Pau Kubarsi sai vigast. Ma arvan, selle ettevaat sobinu. Arvad? Jaa, küll on olemas Barcelona tähtsateks. Mina sain aru, et ikkagi te olnud ettevaat sobi. Kubarsi on 2 kuud väljas, ei ole või? Aga tuli see juhki teada ka juba? Ei, ma võib-olla mõtlen välja seda. Aga... No vaatame. Igatahes Barca tulebki Osasunaga ju neljapäev ja pühapäeval tuleb Gironaga, et neid mänge järetega. Ja no ikkagi mehed tulevad koondise pausilt, ega see nagu kerge ei ole. Ja, et see Lõuna-Ameerikas mehed tulevad private jetiga tuuakse need mehed ära. See pole mingi kulu. Ei, ma räägin, kulu ei ole, aga ongi, et nad saaks kõik mängida, vaata. Et siis kolmapäeval või millal neil mäng on ju. Kohe jõuaks neljapäeval mängima uuesti. Brasiilia mehed Barca siis. Araujo, Rafinha ja Araujo ongi, Araujo Uruguayst ja Rafinha Brasiilist. Nemad oleks vahes. Rohkem ei ole üleandnud kõik. Aga räägitakse, et kõik need La Liga mehed tulevad kõik koos. Et kui ma mõtlesin, kas tulevad ka need Reali mehed, Vini, Valverde tulevad ka kõik koos nendega, et see võib päris huvitav jutt olla seal. No samas ma arvan, eks nad ikka saavad läbi. Ei, muidugi Lõuna-Ameerika võisid Tansa Kuduro ja mida kuule ei ole. Noh, jah, kuigi ma arvan, emotsiooni kirge on seal ikka rohkem kui kindlasti. Prantslastel ja sakslastel 40. Kindlasti, meil on mehed. Oot, aga sellega meie tänasele episood läbi saamas. Olge mõnusad. Panustage Betis ja subscribe'iga Tribüüni. Ciao. Ciao.